ettekande teema on ülepiiriline e-kaubandus ja teile räägib sellest Kristina Vaksmaa, Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti Euroopa Liidu tarbijanõustamiskeskuse juhataja. Ja palun. Tere päevast! Minu ettekanne keskendub piiriülestele ostudele, mis võiks olla huvitav teada nii selles seisukohast, kuidas e-kauplejad, millega peavad arvestama, kui nad müüvad piiriüleselt oma tooteid, kui ka tegelikult on see hea taustateadmine endale ka sellisteks puhkudeks, kui te ise mingisuguseid oste sooritate. Teemad, mida ma täna katan, ongi seotud sellega, et millised on õigused ja kohustused piiriüleste ostude korral ja millised on võimalused lahendada piiriüleseid kaebuseid. Nii palju, kui tänaseni on läbi viidud erinevaid uuringuid sel teemal, et kui suur on kauplejate valmisolek piiriüleselt oma tooteid müüa, siis paraku vastused ja järeldused, mida saab kauplejate ja tarbijate tagasiside põhjal teha, näitavad ikkagi seda, et piiriüleselt väga hõlpsasti ei taheta müüa ega ka osta. Ja peamine põhjus on selles, et ei teata õigusi ja kohustusi ja ei olda kindel, mis saab siis, kui piiriüleste tehingute puhul midagi juhtub ja tarbijad esitavad kaebusi. Üks väga oluline teema piiriülese internetimüügi puhul, mida kõik kauplejad peaksid teadma, on geoblokeeringu teema. Geoblokeeringu teema ei ole sugugi vana teema või tegemist on alles vähem kui aasta kehtiva regulatsiooniga, mis tähendab seda, et möödunud aasta detsembril hakkas kehtima geobloki määrus, mis keelustab tarbijate geoblokeerimise ehk tarbijatele ligipääsu takistamise veebisaitidele. Täpsemalt tähendab see asukohapõhist tõkestamist tarbija kodakondsuse või elu ja asukoha alusel, ehk et praktiline näide sellest on see, et kui teise riigi tarbija soovib midagi osta teise riigi e-poest, siis seda ei tohi kuidagi takistada ega teha seda talle keeruliseks. Vastava määruse sätted on üle võetud ka siseriiklikesse õigusaktidesse ja Eestis reguleerib seda geoblokeeringu keeldu tarbijakaitseseadus ja olgu öeldud ka seda, et geoblokeeringu tuvastamise korral on võimalik ettevõtjaid karistada ja maksimaalne rahatrahv on kuni 32 000 eurot. Aga mis see täpsemalt tähendab? Geoblokeeringut võib rakendada või need juhused, mida on tuvastatud, neid on tegelikult 3. Kõige sagedamini, mida geoblokeeringu all mõeldakse, on see, kui teise liikmesriigi klienti või tarbijat ei lasta ligi ettevõtte või e-kaupluse saidile ja ei lubata tal seal kaupu või teenuseid osta. Sellist geoblokeeringut võib tegelikult kohata erinevates etappides. Kõige sagedamini, kuidas tarbijad puutuvad kokku geoblokeeringuga, on see, et kui nad sisenevad mõne e-kaupluse kodulehele, siis nad ei saa sealt üldse edasi liikuda, sest rippmenüüst, kus palutakse tarbijal ostu sooritamiseks valida oma asukohariik, puudub vastav riik, kus see tarbija pärit on. Mida see tähendab ettevõtja jaoks? See tähendab tegelikult seda, et meil ikkagi kehtib ettevõtlusvabadus, mis tähendab seda, et ettevõtjad ei pea enda e-äri nii laialt pidama, et nad pakuvad kaupu kõikidesse teistesse liikmesriikidesse või üle maailma, et neil on õigus oma e-pood selliselt üles ehitada, et nad tarnivad kaupu ainult siseriiklikult. Küll aga nüüd selle uue geoblokeeringu keeluga tähendab see seda, et ei tohi takistada teise liikmesriigi tarbijal seda lepingut sõlmida või neid kaupu ja teenuseid osta. Näide olekski sellest selline, et kui klient ostab mingisuguse kauba või tarbija, näiteks on see elektroonikaseade või rõivad, spordirõivad, raamatud, mis iganes, siis see leping tuleb selle teise riigi tarbijaga ikkagi sõlmida, aga kauplejal puudub kohustus pakkuda sellist rahvusvahelist tarnet. Ehk et selle teise liigi tarbija peab leidma ise võimaluse tulla sellele kaubale järgi, ehk et tema jaoks peavad olema täpselt need samasugused kättesaamisviisid avatud, nagu on kohalikele tarbijatele. Ka üks konkreetne näide, et näiteks kui teie e-poest soovib Soome klient osta või tarbija osta kaamerat, ongi leidnud kõige parema pakkumise just teie siit Eesti veebilehelt, aga teie pakute tarnimisvõimalust ainult Eesti piires, Eestis asuvaid pakiautomaate või ka enda juures pick-up pointi enda äriruumides selle kauba kättesaamist,
siis peab see Soome klient sellega arvestama, et selleks, et saada see kaup kätte, peab ta tulema siis Eestisse või korraldama kuidagi selle ära, et siit Eestist samadel tingimustel nagu Eesti tarbijad see kaup ka kätte saada. Mis on kauplejal oluline teada, et ennast siis kaitsta selliste ebamugavuste eest, on see, et selleks puhuks on väga mõistlik oma müügitingimustes siis sätestada see, et kui kaua erinevaid kaupu hoiustatakse, et mitte võtta endale liigseid kohustusi. Teine variant, kuidas geoblokeeringut võib esineda, on siis see, et piiratakse juurdepääsu veebisaidile, mis on siis nii-öelda ümbersuunamine. Et neid näiteid paraku on, kus kaupleja on teinud erinevate liikmesriikide turgudele siis erinevad veebisaidid, mis sageli on ka erinevate hindadega või kaubavalikuga ja konkreetse riigi tarbijatel siis ei võimaldata ühe või teise riigi veebisaidile üldse siseneda, vaid automaatselt suunatakse ta ümber. Väga selline praktiline näide, et kui näiteks Läti tarbija soovib siis mõne Eesti e-kaupluse veebilehele siseneda, ta tipib siis veebilehitsejasse Eesti poe veebiaadressi .ee lõpuga ja automaatselt suunatakse ta siis ümber .lv lõpuga lehele, kus siis võivad olla hoopis teistsugused hinnad ja hoopis teistsugune kaubavalik. Et selline asi ei ole lubatud. Teatud juhtudel võib seda ümbersuunamist küll ka rakendada, aga see nüüd uue määruse järgi eeldab tarbija või kliendi selgesõnalist nõusolekut selleks, mis tähendab ka seda, et kui tarbija annab nõusoleku, et teda suunatakse ümber teistsugusele veebilehele, siis peab olema tal võimalus ikkagi sellele algselt soovitud veebilehele ka naasta ja see naasmine peab olema väga kerge, see tähendab siis seda, et kergesti leitava lingi vahendusel. Kolmas võimalik näide sellest, kuidas geoblokeeringut rakendatakse ja mis ei ole lubatud, on siis see nii-öelda diskrimineerimine makseviiside lõikes. Mis tähendab, et ei tohi pakkuda või siis takistada erinevaid makseviisi olenevalt sellest, kust riigist tarbija on pärit. Et kui võimaldatakse Eesti tarbijatel maksta Visa või Mastercardiga, siis täpselt samasugust võimalust peab pakkuma ka teiste Euroopa Liidu liikmesriikide tarbijatele. Ja kui Eesti tarbijal võimaldatakse maksta pangalingi vahendusel, siis tegelikult tähendab see seda, et ka teiste riikide tarbijatel peaks olema võimalus samamoodi maksta kauba eest ülekandega, mitte ei saa panna neid sundseisu, et nende puhul aktsepteeritakse ainult krediitkaardimakseid. Siin ka selline lihtne näide, et kui Eesti kaupleja aktsepteeribki siis oma veebisaidil maksevahendina teatud krediitkaardi kaubamärki, ütleme, et selleks on siis Visa krediitkaart, siis ei saa ta tagasi lükata olukorras Itaalia tarbija soovi samamoodi Visa krediitkaardiga maksta. Et täpselt samasugused võimalused peavad olema kättesaadavad siis kõikide liikmesriikide tarbijatele. Geoblokeeringut keelav määrus räägib lisaks kaupade müügist ka kaupade müügile ka teenuste müügist, mis tähendab siis seda, et on need siis erinevad elektrooniliselt osutatavad teenused nagu pilveteenused või andmebaasiteenused, ka veebimajutus, siis tegelikult ei tohi seada siin piiranguid, et seda teenust müüakse ainult teatud liikmesriikide tarbijatele, reeglina siis kohalikele tarbijatele, et see peab olema kättesaadav ka teiste liikmesriikide tarbijatele ja täpselt samasugustel tingimustel. Ja ka muud teenused on tegelikult hõlmatud, et nagu autorent või hotellimajutus, et samadel tingimustel hoolimata siis tarbija asukoha riigist peavad olema need teenused kättesaadavad ja samamoodi samasuguse maksumusega ei tohi kehtestada erinevaid hindu siis olenevalt sellest, kust liikmesriigist see tarbija, kes seda osta soovib, on pärit. Kas on erandeid? Et tegelikult on küll, et geoblokeeringu määrus on teatud tüüpi teenused ikkagi välja jätnud, mille puhul on see siis nii-öelda objektiivselt põhjendatud, miks seda piiriüleselt ei saa või ei ole võimalik müüa. Näiteks teatud juhtudel on tegemist autoriõigusega kaitstud sisuga, need võivad olla näiteks e-raamatud, et kui teatud sellistele toodetele on seatud piirangud just nimelt autoriõigusega, et neid võib levitada ja müüa ainult teatud liikmesriigis, siis antud juhul võib ka teisest liikmesriigist tarbijale, kellel on selline ostusoov, anda siis eitava vastuse. Samamoodi on määrusest välja jäetud ka finants- ja transporditeenused, mis tegelikult tähendab seda, et ka nendes valdkondades ei tohi esineda diskrimineerimist, lihtsalt nende valdkondade puhul on eraldi seisvad õigusaktid, mis samamoodi sellise diskrimineerimise keelavad.
Ma tean, et täna varasemalt on olnud juttu sellest, et kes on tarbija, et millistel juhtudel üldse tarbija õigused rakenduvad, millal me saame rääkida tarbijale müügist. Et ma hea meelega kordaksin selle üle, et seesama põhimõte kehtib ka piiriülese tehingu või ostu korral, et tegelikult kõik need tarbijakaitsealased õigusaktid, mis puudutavad piiriülest müüki, samamoodi eelduseks on see, et ostjaks on ikkagi tarbija, kes on füüsiline isik, kes ostab siis tooteid või teenuseid enda eratarbimiseks ja seda mõistet või ütleme regulatsiooni kuidagi oma müügitingimustega kitsendada ei tohi, et see on Euroopa Liidu tasandil ühtlustatud. Ma tõin siia ka mõned näited lihtsalt näitamaks seda, et milliseid kaebuseid tegelikult tarbijad või siis ka ettevõtjad meile esitavad, et oleks selge, kes on siis ka piiriüleste ostude puhul ikkagi tarbijaks. Et on olnud sageli selliseid juhtumeid, kus meile esitatakse kaebuseid, kus tegelikult on eravajaduseks mõni kaubaost e-poest vormistatud, aga mingil põhjusel on siis tasutud selle ostu eest ettevõtte arvelt. Et meenuvad siit lähiajast näiteks ostetud fotoaparaat, õhksoojuspump või muusikaristad, mida tegelikult tarbija ostis eravajaduseks, aga kuna ta maksis selle eest oma nii-öelda siis kas tööandja poolt antud kaardiga või enda firmakaardiga, siis siin tarbijaõigus ei laiene ja me kahjuks neid kaebusi lahendada ei saa. Samamoodi oleme pidanud ära ütlema siis ettevõtjatele, kes on ostnud ise juriidilise isikuna välismaalt mõnelt veebisaidilt tooteid, on toimunud kas siis tarneraskused või ei ole lepingud kuidagi täidetud, et on pöördunud ka siis abi saamiseks tarbijakaitse poole, kuid paraku ka nemad ei klassifitseeru siis tarbijateks ja tarbijale müügireeglid siin ei kehti. Näiteks hiljuti saime me ühe kaebuse ühelt ettevõttelt, kes oli tellinud Soomest mesilastaru raamid, mis olid kõverad. Ettevõtted omavahel kokkuleppele ei saanud lahenduse osas, aga paraku sellistes olukordades, kui siis kaks ettevõtet on omavahel teinud tehingu, saab pöörduda ainult kohtu poole. Tegelikult piiriüleste ostude puhul, nagu ka siseriiklike ostude puhul, võib esineda ka mitmeotstarbelisi lepinguid, mis tähendab siis seda, et ostetud eset kasutatakse kahel eesmärgil. Kas või näiteks, et keegi on ostnud endale klaveri, millega ta annab nii-öelda klaveritunde ja teenib sellega elatist, aga mängib sellega ka nii-öelda enda lõbuks, siis ka sellised kaebused tegelikult mõnikord kuuluvad lahendamisele tarbijaõiguse alusel, sest kohtuvälistel instantsidel on antud pädevus siis hinnata selle lepingu puhul, et kumb osakaal on suurem, kas eravajaduseks mõeldud kasutamine või siis ärilistel eesmärkidel kasutamine. Piiriüleste ostude puhul on samamoodi need õigusaktid, mille alusel siis kaebusi lahendada või millest peavad ettevõtjad ja teie kui e-kauplejad siis oma kodulehel lähtuma, on samad. Et eelmainitud siis Euroopa Liidu direktiiv ehk tarbijaõiguste direktiiv ja lisaks ka siis liikmesriikide siseriiklik õigus. Millal siis rakendub nii-öelda see liikmesriikide siseriiklik õigus, et seda teinekord on iga juhtumi puhul vaja eraldi hinnata ja e-kauplejatel tuleb siis olla valmis selleks, et kui teie suunate oma tegevuse mõnda teise liikmesriiki, näiteks teil on kodulehekülg, aga see kodulehekülg on kohandatud ka selliselt, et sealt saavad osta näiteks Läti tarbijad või Soome tarbijad, siis te peate arvestama sellega, et teatud juhtudel tuleb kaebusi lahendada üldsegi tarbija asukohariigi seadustest lähtuvalt, mis võivad erineda siis Eesti seadustest. Et kui me räägime e-kaubandusest üldiselt, siis kõik need tähtajad, millest siin ka varem on juttu olnud ja ostueelse teabe esitamise kohustus ja 14-päevane taganemisõigus, et siin võib küll e-kaupleja rahulikult arvestada sellega, et need on kõikides liikmesriikides identsed. Aga on teatud juhused, kus tulevad siis mängu liikmesriikide erisused ehk et tarbijaõigused võivad ühes või teises liikmesriigis, kuhu te olete kaupa müünud, olla teistsugused kui Eestis. Et sellest täpsemalt aru saada, tegelikult on vaja endale selgeks teha see, et kas teie kodulehekülg või see äritegevus tarbijale suunatud müügipakkumised, et kas nad on suunatud sinna tarbija asukohariiki või tegemist on nii-öelda passiivmüügiga, kus tarbija ise, teise liikmesriigi tarbija ise leiab teie kodulehekülje ülesse. On olemas Euroopa Kohtu lahend selle kohta, et mille alusel võib siis hinnata, et kas teie tegevus on suunatud teise riigi tarbijale või mitte. Näiteks võib seda analüüsida selle alusel, et
Kõige selgem näide, et te olete suunanud oma tegevuse teise riigi turule, on see, kui tippdomeeni nimes esineb siis selle teise riigi lühend ehk et teie veebi aadressis on siis kasutusel näiteks Soome tarbijatele suunamise puhul lõpus FI ehk FI. Või kui te pakute näiteks rahvusvahelist suunakoodi, mis loob eelduse selleks, et te olete suunanud oma tegevuse Soome turule, et Soome tarbijatel on teile mugavam helistada. Keel ja valuuta kindlasti on ka selline asi, mis annab märku sellest, et kui te olete suunanud oma tegevuse teise riigi turule, näiteks Rootsi turule, kui kasutate seal hinna kuvamises Rootsi kroone, siis ei ole küll kahtlust, et te olete oma tegevusega Rootsi turule suunanud. Mida siis tegelikult see tähendab, et milleks tuleb valmis olla olukorras, kus te olete suunanud oma tegevuse teise riigi turule? Põhiline, nagu on öeldud, siis sellest e-kaubanduse reeglitest ehk tarbijaõiguste direktiivist tulenevad reeglid on identsed, et siin sellist väga suurt erinevust ei esine. Milles võib erinevus esineda, on siis see, kui kaup ei vasta lepingule. Ehk et teie müüdud ese kas läheb katki, tal hakkab töötamast ehk et klassikaline pretensiooni esitamise juhtum, kus tarbija siis esitab teile kaebuse, sellepärast et müüdud ese ei vasta lepingu tingimustele. Väga suuri erinevusi siin ei ole, sellepärast et garantiide direktiiv sätestab ikkagi selle kohustuse, et kõikides Euroopa Liidu liikmesriikides peab olema tarbijal õigus siis esitada kaebus vähemalt 2 aasta jooksul, kui kaubaga midagi juhtub. Küll aga tuleb siin nüüd olla tähelepanelik selles osas, et mõndades riikides on selle 2-aastase tähtaja asemel palju pikemad tähtajad või on siis tarbijate või kauplejate õigused ja kohustused vaidluse lahendamise raames erinevad. No näiteks erandid on Soome, Iirimaa, Holland, Rootsi ja Suurbritannia. Kui me räägime näiteks Soomest, mis on võib-olla küllaltki tavaline praktika, et Eesti e-kauplejad suunavad oma tegevust ka Soome turule, siis tuleb teil valmis olla selleks, et kui Soome tarbijale müüdud esemega midagi juhtub, ta soovib esitada pretensiooni näiteks, et see ei tööta korralikult või läheb katki, siis Soomes ei olegi see pretensiooni esitamise aeg kohaliku seadusega üldse ajaliselt piiratud. Ehk et võetakse aluseks kauba eeldatav siis kasutus või eluiga. Ehk et näitena võib tuua, kui te olete müünud Soome tarbijale, suunates Soome turule oma tegevuse külmkapi või pesumasina või mõne muu toote, mis on siis pikema kasutuseaga, siis on täiesti legaalne, et Soome tarbija võib teile esitada kaebuse ka 5. aastal peale ostu sooritamist, mis tähendab seda, et teil tuleb see kaebus vastu võtta, kuna antud juhul reguleerivad tarbijaõigusi siis Soomes kehtivad õigusaktid. Selge on see, et 5 aasta jooksul tõenäoliselt sellist tootmislikku praaki ei avaldu, küll aga teie jaoks tähendab see seda, et selle 5 aasta pärast on teil ikkagi kohustus see tarbijakaebus vastu võtta ja seda siis menetleda. Tooksin veel natuke näiteid sellest, et millistel juhtudel just selle pretensiooni esitamise õigusega seoses võivad siis olla liikmesriigiti erinevalt tarbijaõigused reguleeritud, et milleks teil tuleb valmis olla, kui te nendesse liikmesriikidesse oma tegevuse suunate ja sinna kaupu müüte. Näiteks Tšehhis ja Luksemburgis on seadusest tulenev kohustus siis 30 päeva jooksul kindlasti parandus- või asendusmeede teostada, ehk et kui tarbija on teile saatnud kauba tagasi, sellel on midagi viga, siis teadke, et teil on seadusest tulenev kohustus siis 30 päeva jooksul see pretensioon ka lahendada. Mis veel näitena tuua? Soomest me juba rääkisime, et Soomes ei olegi siis müüja vastutuse osas ajalisi piiranguid seatud, et peaksite seda teadma, et sealt võib tulla kaebusi ka pärast 2 aasta lõppemist, kui esemel mingisugused puudused avanduvad. Läti, mis on ka kindlasti potentsiaalne turg, kuhu e-kauplejad võivad oma tegevust suunata, seal on oluline teada, et 6 esimese kuu jooksul on siis tarbija see, kes valib, millist õiguskaitsevahendit ta soovib kasutada, ehk et kas parandada, asendada või siis ka raha tagasi küsida, et selline valikuõigus on Lätis tarbija teha esimese 6 kuu jooksul. Holland samamoodi selline riik, kus ei ole tegelikult seadusega määratud pretensiooni esitamise aega, et võib olla see pikem. Portugal on selline riik, kus näiteks tuleks arvestada sinna oma tegevuse suunamisel sellega, et kogu 2 aasta jooksul on müüja kohustus siis teha see ekspertiis või selgitada või tõendada, kas tootmel on tootmispraak või tegemist on tarbija poolt põhjustatud veaga. Rootsis on pretensiooni esitamise aeg 3 aastat ja Suurbritannias lausa 6 aastat, et siis nendele turgudele oma tegevuse suunamisel tuleb sellega arvestada.
Veel üks erisus, mida tuleks teada kindlasti on see, et direktiiv seab võimaluse, et liikmesriigid saavad kehtestada, et tarbijal asub kohustus 2 kuu jooksul pärast seda, kui ta on tootel mingisuguse vea avastanud, sellest ka müüjat teavitada, siis antud säte ei ole sugugi kehtiv kõikides liikmesriikides, näiteks Lätis ei ole tarbijale sellist kohustust pandud. Mis tähendab siis seda, et selle näite abil on näha, kuidas Läti tarbija tellis Eesti e-kaupleja kodulehelt endale õhksoojuspumba. Tegemist oli sellise siis e-kauplusega, mis oli konkreetselt oma tegevuse suunanud Läti turule ja kui see toodel hakkas töötamast ja tarbija teavitas sellest puudusest või esitas pretensiooni e-kauplejale alles 3 kuud peale vea avastamist, siis tegelikult seda kaebust rahuldamata jätta ei oleks tohtinud, sellepärast et Läti tarbijatel puudub kohustus 2 kuu jooksul peale vea avastamist siis kauplejale pretensiooni esitada. Toon veel siia ühe näite, mis iseloomustab võib-olla sellist ülepiirilist ostmist. Et Hollandi tarbija ostis Eesti veebipoest lastekäru. Selle käru sang läks katki, seda ei olnud võimalik kasutada, see juhtus väga kiiresti esimeste kuude jooksul ja Eesti kaupleja vastas siis tarbijale, et selle käru parandamine ehk pretensiooni lahendamine võtab aega kuni 6 nädalat. Ja see on nüüd näide sellest, et me võime eeldada, et 6 nädalat ei ole mõistlik aeg ja tarbija nii kaua ei pea ootama, aga kindlasti tekitab see ettevõtjates küsimust, et kuidas siis sellises olukorras käituda, kui käru on Hollandis, kaupleja asub Eestis, et kuidas toimub sellisel juhul siis see praktiline pool, et see käru toimetatakse kauplejani, et kaupleja saab selle üle vaadata, kes kõikide nende kulude eest maksab. Et siin on oluline siis teada seda, et teie kui kauplejad, kui professionaalid peate need lahendused proovima ise välja mõelda, tarbijaga kokku leppida, pidada läbirääkimisi, sellepärast et ei direktiiv ega ka seadus üheski liikmesriigis ei anna üksikasjaliku juhiseid, kuidas seda piiriüleselt neid kaupu tagasi saata, kuidas täpselt see korraldada. Et siin on eeldus, et ikkagi osapooled saavad omavahel kokkuleppele ja lepitakse kokku kõige mõistlikumas variandis. Näiteks kas või selles, et kuidas see lapsekäru üle vaadata, et kas see defekt on seal ikka tootmisliku laadi, et sellest piisab näiteks fotode saatmisest või on siis teil kui ettevõtjal võimalik seal Hollandis näiteks leida endale koostööpartner, kes seal kohapeal saab selle ekspertiisi teostada ja nii edasi. Ülepiiriliste ostude puhul, nagu kindlasti ka Eesti-siseste ostude puhul, on veel üks oluline asi, mida teada, on see, et teha nii teil kauplejatel vahet kui ka tutvustada selle nii-öelda pretensiooni esitamise või tagastamise aluste erinevust ka tarbijatele, on see, et kui tarbija saadab mingi toote tagasi sel põhjusel, et sellel on midagi viga, ta ei vasta lepingule, näiteks pakk on valesti komplekteeritud või seal sisalduv toode on katkine või kandmistunnustega, et siis ei ole õige, et tarbija tagastab selle 14-päevase taganemisõiguse raames ja maksab ka tagastamise kulud. Antud juhul me peaksime lähtuma sellest, et tegemist on pretensiooni esitamisega, sest toode ei vasta lepingule ja sellisel juhul peab tarbijale saadetud eseme siis lepingu tingimustele vastavusse viimine toimuma tarbija jaoks tasuta ehk et ettevõte peab selle korraldama ja ka selle eest tasuma. Kuidas üldse toimub piiriüleste kaebuste lahendamine? Et suurt erisust siin ei ole, et kui on tarbijal mõni pretensioon, siis ta peab selle esitama samamoodi ka teise liikmesriigi tarbija teile kirjalikult ja teil on kohustus sellele vastata. Mis saab edasi, kui te kauplejana ei jõua tarbijaga kokkuleppele, siis tegelikult on hea teada, et Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti koosseisus on spetsiaalne üksus Euroopa Liidu tarbijanõustamiskeskus, mis siis igapäevaselt just tegelebki piiriüleste kaebuste lahendamisega ja täpselt samasugused keskused on loodud siis ka kõikidesse teistesse Euroopa Liidu liikmesriikidesse ja selle keskustest moodustava võrgustiku tegevust koordineerib Euroopa Komisjon. Ja piltlikult näeb ta siis välja selline, et kui mõni teise liikmesriigi tarbija, näiteks Soome tarbija, esitab teie tegevuse suhtes teile pretensiooni, te ei jõua kokkuleppele, siis see Soome tarbija pöördub kõigepealt enda ICC keskusesse enda kodus ehk siis Soomes, soome keeles. See kaebus vaadatakse üle, selle põhjendatuses veendutakse, siis saadetakse see siia meile, meie ICC keskusesse, mis on siis Euroopa Liidu tarbijanõustamiskeskus. Meie viime teie kui kauplejaga läbi samasuguse menetluse, nagu oleks see siis siseriiklike kaebuste puhul ja kommunikeerime siis selle vastuse tagasi läbi oma Soome kolleegide siis tarbijani. Statistikast nii palju, et tegelikult neid piiriüleseid oste on palju. Euroopas üle 100 000 kaebuse
on võrgustikul lahendada. Ja ka meie siin Eestis Euroopa Liidu tarbijanõustamiskeskuses on ikka üle 1000 juhtumi iga aasta, kus me just tegeleme piiriüleste kaebuste lahendamisega ja paraku nendest enamus on puudutavad siis e-kaubandust, aga ehk selle põhjuseks on tõenäoliselt see, et e-kaubandus on kõige kergesti või paremini ligipääsetav vorm siis üldse piiriülesele tehingule. Enne mind oli juttu siis tarbijavaidluste komisjoni tööst ja olgu siis öeldud, et samasugused üksused nagu need tarbijavaidluste komisjon Eestis on ka kõikides teistes liikmesriikides. Need nimetatakse siis ADR-ideks ehk Alternative Dispute Resolution üksused. Ja kui te müüte piiriüleselt, siis teinekord tuleb valmis olla ka selleks, et siis selle teise riigi ADR üksus on see, kus hakatakse menetlema teie ja välismaa tarbija vahelist vaidlust. Üks oluline asi veel, mida on siis teada, on see, et ODER platvorm, mis on siis Euroopa Liidus loodud tarbijavaidluste internetipõhise lahendamise platvorm, et te peate oma kodulehel avaldama lingiga sellele ODER platvormile. ODER platvormiga on nüüd see lugu, et võlaõigusseadus ei nimeta selle ODER platvormi lingi avaldamise kohustust. See on sätestatud meil tarbijakaitseseaduses. Ja mida teie peate siis sellega seoses teadma on see, et kui te olete e-kaupleja, siis igal juhul tuleb teie kodulehel lisaks muule ostueelsele teabele avaldada ka siis link ODER platvormile. See peab olema kergesti nähtav, hõlpsasti ligipääsetav ja sellest piisab. Teinekord võib piiriülese lepinguga seotud vaidlus lõppeda ka kohtus, et siin on oluline teada, et tegelikult siis see kohus, kes on siis pädev menetlema ja otsustama siis või langetama vaidluses otsuse, siis selliste lepingute puhul, kui te olete oma tegevuse suunanud mõne teise liikmesriigi turule, siis selleks kohtuks on siis tarbija asukohariigi kohus. Ja lõpetuseks, et oleksite kursis ka sellise menetlusliigiga nagu Euroopa väiksemate kohtuvaidluste menetlus, mis ongi just siis loodud piiriüleste tarbijatehingute jaoks, et võib olla, et kui ei saada kohtuväliselt tarbijaga kokkuleppele, et siis mõni tarbija otsustab kasutada just sellist kohtumenetluse liiki, et olete siis sellega kursis, tegemist on vormipõhise kohtumenetlusega ja peaks olema küllaltki kerge siis seeläbi asju ajada nii kauplejal kui ka tarbijal. Aitäh kuulamast!